Mõned kõige kuulsamad sarimõrvarid on need, keda pole kunagi tuvastatud. Teised jäävad kuulsaks ka pärast tabamist. Õnneks on need häirivad isikud tänavatelt eemaldatud ja vastutavad oma kuritegude eest. Danielle Imbo ja Richard Petrone kadumine võib olla üks FBI kõige kummalisemaid lahendamata juhtumeid. Paar kadus koos Richardi autoga aastal 2005. Tavaliselt on sellistes olukordades kõige tõenäolisemaks stsenaariumiks see, et juhtus õnnetus ja paar on mõnes veekogus vee all. Kuid FBI uurijad usuvad, et võis juhtuda midagi kurjemat. Danielle ja Richard olid lapsepõlvesõbrad ning käisid lühikest aega keskkoolis enne kui nende teed lahku läksid. Mõlemal olid teised suhted, lapsed, ja Danielle abiellus mehega nimega Joe Imbo. Danielle ja Joe said koos poja, väikese Joe, kuid nende suhe lagunes varsti pärast lapse sündi. Nad läksid lahku ja Danielle kavatses lahutust võtta. Pärast seda, kui Danielle lõpetas suhte Joe'ga, hakkasid tema ja Richard uuesti kohtamas käima. See oli kord koos, kord lahus suhe ning Danielle oli selle tegelikult lõpetanud mitte kaua enne nende kadumist. Aga 19. veebruaril 2005 otsustasid nad uuesti välja minna. Nendega liitus veel üks paar, et juua Tex-Mex restoranis nimega Abilene's Lõuna-Philadelphias. Teine paar märkas, et nad suudlesid kogu õhtu jooksul. Kui nad lahkusid umbes kell 11:45 õhtul, tegid nad seda koos. Richard kavatses viia Danielle'i tema koju Mount Laurelis, New Jersey osariigis, enne kui ise koju läks. Kui nad restoranist lahkusid, oli see viimane kord, kui kumbagi neist nähti. Danielle perekond andis järgmisel päeval häired. Ta polnud kodus, kui tema võõrdunud abikaasa nende poja ära tõi. Perekond võttis ühendust Richardi perekonnaga ja kohaliku politseiga ning paari otsingud algasid. Paarist ei leitud siiski kunagi ühtegi jälge. Danielle'i vend maksis helikopterisõidu eest, et vaadata õhust üle tee, mida nad olid läbinud, kuid Richardi mustast Dodge Dakota pick-upist ei olnud jälgegi. Otsingu ja päästemeeskonnad läksid veekogudesse, millest paar võis mööduda, et kontrollida, kas seal oli juhtunud õnnetus. Nad ei leidnud mingeid märke, et oleks juhtunud õnnetus. Mõned õiguskaitseametnikud arvasid, et kadumine oli liiga puhas ja pakkusid, et võis olla kaasatud keegi teine. Pakuti, et nende kadumine võis olla planeeritud ja ellu viidud professionaalsete kurjategijate poolt. Tähelepanu pöördus Danielle'i abikaasa poole, kes on varem saatnud Richardile ähvardavaid sõnumeid, kuid tal oli kadumise ööl alibi ja ta on politseiga koostööd teinud. Kõik alates sellest, et Richardil oli hasartmänguvõlg, kuni seosteni jõuguga, mis levitas retseptiravimeid, on välja pakutud kui võimalikud motiivid kuriteoks. Hiljuti võttis otsingurühm Adventures with Purpose selle juhtumi käsile ja otsis pärast ühe vaataja vihjed läbi osa Delaware'i jõest, kuid nad ei leidnud paari. Juhtum on endiselt lahendamata. Informatsiooni eest on välja pandud $15,000 suurune preemia. Femitsiid on kasvav epideemia, mis haarab Mehhikot ja nende kuritegude taga usub politsei, et varjudes luurab sarimõrvar. Valitsuse statistika kohaselt on alates 1993 aastast Mehhikos Juarezes elu kaotanud üle 500 naise. Nende naiste kehad leitakse sageli kõrbe kaugematest piirkondadest ning neil on samad vigastused ja mustrid. Politsei on kokku pannud mitu töörühma ja operatsiooni, kuid epideemia jätkub. 19-aastane Luz Flores on vaid üks sadadest naistest, kes on Juarezis, Mehhikos vägivalda kogenud. 2008. aasta 4. augustil lahkus Luz Flores oma kodust ja suundus Juarezi kesklinna. Tema ema Lou del Carmeni sõnul oli ta teel Maxi rõivapoodi, et viia sinna tööavaldus. Tema ema ja õde ootasid tema tagasitulekut, kuid Luz ei jõudnud kunagi koju. Ta kuulutati samal õhtul kadunuks ja tema otsingud algasid. Tema ema ja õde on korraldanud mitu oma otsingut, kuid temast pole kunagi ühtegi jälge leitud. Samamoodi kadus 18-aastane Deboni Bazaluda 9. aprillil 2022 pärast peol osalemist Juarezes. Mõni päev hiljem leiti tema surnukeha Nueva Castilla motelli veepaagist.
Valve-kaamera salvestis näitas, kuidas DeBoni sisenes motelli sellel hommikul umbes kell 4:30. Vahetult enne hotelli sisenemist oli ta koos taksojuhiga, kes tegi talle soovimatuid lähenemiskatseid ja jättis ta motelli lähedal teele maha. Ametnike sõnul sai ta küll peatrauma, kuid nad usuvad, et tema surm võis olla õnnetus. DeBoni ja Lutzi juhtumid on vaid ühed sadadest Juarezi linnas Mehhikos. Nende naiste peredele öeldakse, et nad ei saa kadumisavaldust esitada enne 48–72 tunni möödumist, mille ajaks on olulised tõendid juba kadunud. Eksperdid ei kahtle, et Juarezi tänavatel luurab sarimõrvar või mitu sarimõrvari. Floresi Coletis on kurikuulus sarimõrvar, kes tegutses Floresis 17 aastat. Kuulus sarimõrvar võttis 16 inimese elu, kuid tema isik on endiselt teadmata. Õõvastavad kuriteod algasid 1968 aasta augustis pärast seda, kui Barbara Lossi ja tema õemees Antonio Lobianco veetsid õhtu kinos. Barbara abikaasa oli haige, nii et nad võtsid tema noore poja endaga kaasa. Pärast filmi sõitsid nad Sigmasse eraldatud kohta, kui tundmatu isik osutas Barbara ja Antonio poole ning avas tule. Barbara abikaasa suhtes algatati uurimine ja lõpuks mõisteti ta selle kuriteo eest vangi. Kuid 6 aastat hiljem kasutati veel 2 rünnakus sama tüüpi relva. Nagu varasemas juhtumis, ründas sarimõrvar siis, kui paar oli peatunud kohalikus lembepaigas. Pärast 7-aastast vaheaega, mil teda ei tabatud, muutus sarimõrvar taas aktiivseks. 1981 aastal nõudis Floresi koletis veel 2 paari ohvriks. Aastatel 1983–1985 kaotas elu veel 8 inimest. Kõik peale 2 olid paarid. I'm sad 2, kes ei olnud paar, olid Wilhelm Maier ja Jens Rusch, paar saksa üliõpilasi. Mõlemad olid mehed, kuid Jensil olid pikad juuksed ning politsei uskus, et tõenäoline sarimõrvar pidas neid ekslikult paariks. Mitmed hirmu äratavad inimesed arreteeriti nende kuritegude eest ja isegi mõisteti süüdi, kuid peagi sai selgeks, et aktiivne sarimõrvar oli endiselt vabaduses, kui ta uuesti ründas. 1994 aastal mõisteti süüdi mees nimega Petri Passiani. Passianil oli vägivaldne minevik ja ta oli juba varem veetnud aega vanglas teise mehe elu võtmise eest. Kuid ainus tõend, mis sidus teda sarimõrvari kuritegudega, oli kasutamata kuul, mis oli sama marki kui kasutatud kuulid. See otsus tühistati hiljem. Passiani jaoks määrati uus kohtuprotsess, kuid ta suri enne selle toimumist. Selle asemel anti kohtu alla 2 inimest, keda peeti tema kaasosalisteks. Nad mõisteti süüdi 4-8 kuriteost, kuid paljud ei nõustu selle otsusega. Floresi Coletis on ametlikult endiselt tuvastamata sarimõrvar, kusjuures segaduses tõsielu kuritegude kogukond on pakkunud võimalike seletustena kõike alates hirmutavatest sektidest, Zodiaagi mõrvarist kuni teiste hirmutavate inimesteni. 1993 aasta juulis avaldas Londoni politsei kahtlustatava sarimõrvari ohvri ja tundmatu mehe, keda peeti süüdlaseks, CCTV pildi. See tõend oli see, mis lõpuks viis Colin Iirimaa allakäiguni. Kuriteod algasid sama aasta märtsis. Peter Volker oli edukas West Indi koreograafia direktor. Ta oli samuti homoseksuaal ja külastas Earl's Courti Colburni klubi. See pubi oli homoseksuaalsete meeste seas, kes kandsid erinevat värvi taskurätte, et näidata, mis neile meeldis. Walkerile lähenes mees, kes kutsus ta enda koju. Petri surnukeha leiti tema teki-out. Hiljem helistas kurjategija, kes vastutas teo eest üleriigilisse ajalehte, et kuritegu omaks võtta, kuid avaldas kahetsust, et jättis Peetri koera korterisse lõksu. See kõne oli esimene paljudest, mille tegi Colin Ireland. Ireland oli 39-aastane, 2 korral lahutatud mees, kes oli tol ajal töötu. Ta oli eelmisel aastal jõudnud järeldusele, et ta on ei keegi, ning uus aasta lubadusena otsustas ta seda muuta, saades sarimõrvariks. Ühe oma endise naise sõnul vihkas ta homoseksuaalseid mehi ja pidas neid lihtsateks ohvriteks.
eriti sihtis ta mehi, kes võitlesid selle vastu, et neid kinni seotaks. Pärast Petrit oli Iirimaa järgmine ohver Christopher Dunn, raamatukogu hoidja ja samuti Colburni klubi külastaja. Kuritegu oli veelgi häirivam ja taas võttis Iirimaa ühendust ajakirjanduse ja politseiga, et neid oma kuriteo pärast pilgata. Ameerika ärimees nimega Perry Bradley ja hooldekodu töötaja nimega Andrew Collier said samuti ohvriteks. Nende surmade vahele jäi vähem kui nädal. Alles pärast 4. kuritegu suutsid politseinikud mustreid tuvastada. Lisaks kuritegude toimepanemise viisile tuvastasid politseinikud, et nende viimane teadaolev asukoht oli Collar and Club. Suhe Briti politsei ja homoseksuaalse kogukonna vahel polnud tol ajal kuigi hea, mis võis olla põhjuseks, miks teatud sarnasusi eirati. Kuid politsei võttis lõpuks meetmeid, et homoseksuaalset kogukonda hoiatada, jagades Pride'i üritustel flaierid, et saada rohkem teavet. Neid ajendas ka veel üks kõne Irelandilt, kes ütles, et kui teda kinni ei võeta, ründab ta kord nädalas. Irelandi viimane ohver avastati 15. juunil, kuigi kuritegu toimus 3 päeva varem. Emmanuel Spiteri oli peakook, keda nähti viimati Coleraine klubis 12. juunil. Ta lahkus koos mehega, keda kirjeldati kui täidlase näoga, lühikeste tumedate juustega ja värvunud hammastega meest. Politsei leidis seejärel turvakaamera pildi Emmanuelist ja nende kahtlusalusest metroojaamas. Ireland endis endast teada ja tuvastas end fotol olevaks meheks, kuid ta ütles, et oli koos Emmanueliga tema korterisse läinud, kuid jättis ta sinna koos teise mehega. Kuid politsei leidis Irelandi sõrmejäljed Andrew Collieri kodust. Lõpuks tunnistas ta oma kuriteod üles, öeldes politseile, et tahtis kuulsaks saada. Talle määrati 5 eluaegset vanglakaristust ja ta veetis ülejäänud elu trellide taga. Oklahoma City lihunik on häiriv ja kurikuulus sarimõrvar, keda ei tabatud kunagi pärast seda, kui ta võttis aastatel 1976–1986 3 põlisameeriklannast naise elu. See sarimõrvar oli eriti väärastunud ja näis nautivat politseiga mängimist selles pöörases tõsikuriteo-müsteeriumis, mida pole kunagi lahendatud. Esimene surnukeha avastati 1. aprillil 1976, kui grupp kommunaaltöötajaid uuris prügiga täidetud mahajäetud maja. Üks neist kummutas ümber popcorni koppa ja avastas naise pea. Kui nad helistasid politseiosakonda, arvasid korrakaitsjad, et see kuriteo lugu on aprillinali. Kui nad läksid maja kontrollima, avastasid nad, et tegemist oli hoopis väga tõsise mõrvamüsteeriumiga. Alguses arvati, et naine oli valgenahaline, kodutu ja vanuses 25–35 aastat. Kohtu ekspertiisi testid näitasid uurijatele, et ta oli tegelikult põlisameeriklane ja vanuses 18–22 aastat. Ülejäänud tema säilmed leiti tükeldatuna kogu mahajäetud maja pealt. Aastaid hiljem hakkas see kuriteo lugu inimeste mälust kaduma, kui 1979 aasta aprillis lõi tundmatu sarimõrvar taas. Leiti veel ühe põlisameeriklannast naise surnukeha. Koer leidis pea alla eelt, mis asus korvpalliväljaku lähedal, kus mõned lapsed mängisid. Kumalisse, kuid tõesti sündinud pöördena olid naise kadunud jäänused laiali pillutud mitme kvartali peale. Kõik jäänused olid hoolikalt pestud ja mõned neist olid mähitud ajalehte või pruunidesse paberkottidesse. Isegi kui politsei tuvastas naise Arlie Bell Killianina, jätkas tema elu võtnud isik tema jäänuste laiali pillutamist üle linna, mängides uurijatega. Aastaid elasid Oklahoma City elanikud teadmisega, et linnas liigub ringi ohtlik sarimõrvar. Arvati, et kurjategija oli kohalik elanik, kes tundis linna hästi, lähtudes kohtadest, kuhu ta oli Arlie laiali pillutatud jäänused peitnud. Siis 1986 aastal muutus kurikuulus lihunik taas aktiivseks ja ründas uuesti. Nagu varemgi, võttis tundmatu sarimõrvar 22-aastase Marcia Sandersi elu ja jättis tema jäänused laiali, et korrakaitsjad need leiaksid. Need salajased kohad nende jõhkrate kuriteopaiga vihjete jaoks hõlmasid väikest alleed ühe mehe aia taga. Leiti nädal hiljem.
Juhtumis tekkis väike läbimurre 1993 aastal, kui tehti kindlaks, et esimene ohver oli Kathy Lynn Shackelford, naine, kelle perekond oli teda otsinud viimased 17 aastat pärast kodust põgenemist. Tema nõbu võttis ühendust politseiga, kes mõistis, et Oklahoma Jane Doe juhtum oli kadunud naine. Kahjuks, kuigi kadunud Jane Doe juhtum on lahendatud, ei paista see olevat neid viinud lähemale salapärase seeriatapuja isiku tuvastamisele, kes oli endiselt vabaduses. Number 20. 14. oktoobril 1986 Ray Elaine Tortolot ütles oma väikesele tütrele viimast korda hüvasti. Pärast seda, kui ta käis koos sõpradega sünnipäevapeol, kadus ta jäljetult. 6 kuud hiljem leidsid koprapüüdjad Ray surnukeha. Mis temaga juhtus ja kes oli vastutav, on endiselt mõistatus. Ray oli noor põlisameeriklane naine ja sõprade ning pere sõnul tundis ta suurt uhkust põlisrahvaste traditsioonide üle ning oli andekas tantsija. Ta oli õppinud oskusi oma vanaemalt, mida ta lootis edasi anda oma tütrele, kui too piisavalt vanaks saab. Sellel saatuslikul päeval, kui Ray kadus, läks ta koos 5 sõbraga peole oma kodu lähedal. Kesköö paiku ütles ta, et tahab koju minna ja keegi pakkus talle küüti. Nad sõitsid Ray koju, kuid siis ei tahtnud ta autost välja tulla. Nad sõitsid mõnda aega piirkonnas ringi, enne kui peole tagasi läksid. Mõnede teadete kohaselt ei näinud keegi, millal Ray peolt uuesti lahkus. Kuid FBI väidab, et teda nähti viimati koos 2 teise inimesega sõidukis Tomo Overlooki lähedal. Kui Ray koju ei naasnud, sai tema perekond aru, et midagi on valesti ja võttis järgmisel päeval ühendust politseiga. Alguses ei võetud tema kadumist eriti tõsiselt. Arvati, et ta on kusagil pidutsemas ja tuleb mõne päeva pärast tagasi. Otsingurühmad koosnesid peamiselt vabatahtlikest, kellel puudus kohtuekspertiisi alane väljaõpe. Polnud selge, mis juhtuks, kui Ray tegelikult leitaks. 6 kuud hiljem leiti Ray surnukeha. Kuidas Ray suri, ei avalikustatud, kuid politsei usub, et keegi oli ta elu võtnud. FBI sekkus juhtumisse ja tegi koostööd kohaliku õiguskaitsega, et jõuda selgusele, kes oli Ray elu võtnud. Ühel hetkel väitsid õiguskaitseorganid, et neil oli kahtlusalune, kuid mitte piisavalt tõendeid arreteerimiseks. Sellest ajast alates on tulnud mõned vihjed, mida on ka kontrollitud, kuid ükski neist ei viinud FBI agente lähemale sellele, mis Rayga juhtus. Uus teabeotsing algas 2019. aastal koos $20,000 suuruse preemiaga. Noodeti, et keegi, kes teab vastuseid, annab nüüd endast märku, kui nii palju aega on möödunud. Kuid alates 2019. aastast pole olnud ühtegi uut teadet ja juhtum on endiselt lahendamata. Number 19. 2019. aasta alguses said võimud teada sarimõrvarist, kes nimetas end Herkuleseks. 2019. aasta. 1. veebruaril ärkasid Bangladeshi pealinna Dhaka elanikud ja valmistusid päeva arustama, kui tehti õõvastav avastus. Möödujad leidsid romulast mehe surnukeha, keda tunti vaid nimega Rahib. Tema kaela ümber leidsid uurijad sildi, millel oli kirjas. See on karistus rünnaku eest. Ründajad, olge ettevaatlikud, Herkules. Kõnealune rünnak toimus 14. jaanuaril 2019, kui nimetu ohver oli teel oma vanaema koju. Raportite kohaselt varitsesid teda 2 meest ja ründasid teda. Rahib oli selle juhtumi peamine kahtlusalune ning politsei kogus tema vastu aeglaselt tõendeid. Mõni päev hiljem leiti Amin Model Towni lähedal mahajäetud alalt mehe surnukeha, keda tunti ainult nimega Ripan. Nagu Rahib oli ka Ripan olnud peamine kahtlusalune 18-aastase tüdruku juhtumis, kelle surnukeha leiti Savari äärealalt. Ripanil oli samuti sarnane sedel kaela ümber ja uurijatele oli selge, et Herkules ei kavatse niipea peatuda. Kokku on 3 juhtumit seotud tabamatu Herkulesega ning kõik 3 meest olid kahtlusalused või tagaotsitavad seoses rünnakute ja raskete kuritegudega. Mõned kogukonna liikmed on oletanud, et Herkules on tegelikult meeste grupp, võib-olla isegi politseinikud. On läbi viidud põhjalik uurimine, kuid 2023 aastaks ei ole politsei Herkulese tabamisele lähemale jõudnud. Number 18.
Jeffrey Myed on häiriv kurjategija, kes sai hüüdnime Rhode Islandi rappija. Ta võttis aastatel 2002-2003 3 naise elu ja ründas veel 2, kes pääsesid vaevu eluga. Esimene ohver oli naine nimega Audrey Harris. Audrey, nagu kõik Rippery ohvrid, oli tänavatöötaja. Nagu ka teisi ohvreid, ei oleks temast keegi puudust tundnud. 2003. aasta 9. veebruaril ütles Audrey emale hüvasti ja lubas talle hiljem samal päeval külla minna. See külastus ei toimunudki ja Audrey ema teatas tema kadumisest. Politsei võttis juhtumid näiliselt tõsiselt. Samal ametikohal töötanud teise naise nimega Jane Smith vastu oli toimunud rünnak ning politsei kahtlustas, et Audrey võis olla sama ründaja ohver. Seejärel ründas mees veel üht naist, kes jäi ellu. Christine Dumont. Mees tuvastati kui Timothy Scanlon. Aga enne kui Scanlon jõudis kohtu ette, kadus ka Christine 2004 aasta mais. Scanlon mõisteti hiljem süüdi Smithi hündamises, kuid ta vabastati süüst 2 kadunud naise juhtumis. 2004. aasta juulis kadus sama ameti esindajana 3. naine. Stacey Gillette Academysest teatas tema poissõber. Politsei üritas kasutada varjatult tegutsevat naispolitseinikku, et kurjategijat välja meelitada, kuid ründaja ei läinud õnge. Alles pärast salapärast anonüümset telefonikõned tuli juhtum päevavalgele. Helistajaks oli mees, kes ütles neile, et nad räägiksid Jocelyn Martiniga. Jocelyn rääkis politseile, et üks tema klientidest oli teda rünnanud. Ta viis Jocelyni oma koju ja ründas teda siis selja tagant. Jocelyn võitles vastu ja suutis põgeneda. Arvestades oma karjääri, ei pöördunud Jocelyn politsei poole, kuid nüüd andis ta neile kõik vajalikud üksikasjad, et tuvastada ründaja aadress. Politsei sai teada ka seda, et samal aadressil oli rünnatud veel üht naist, kes jäi ellu. Seal Ellis mees nimega Jeffrey Myed. Alguses eitas ta igasugust seotust, kuid tema kodu läbiotsimisel avastati tema vannitoas häiriv vaatepilt. Just seal tegeles ta surnukehadega. Mai oli tunnistanud, et võttis Audrey, Christine'i ja Stacey elu. Ta oli nende jäänustega vannis tegelenud, pannud need prügikottidesse ja visanud jäänused äriprügikastidesse. Prügila läbiotsimisel leiti Stacey jäänused, kuid 2 teise ohvri jäänuseid ei leitud kunagi. Number 17. Torusoki mõrvamüsteeriumide juhtumid arvatakse olevat tuvastamata sarimõrvari töö, kes võttis elu vähemalt 4 inimeselt Mineraalis, Washingtonis ja võib-olla ka teistelt. 1985. Aasta augustis töötasid Stephen Harkins ja Ruth Cooper kutsekoolis Tacomast ning olid suvepuhkusel. Nad otsustasid minna nädalavahetuseks telkima Tulejärve äärde, teadmata, et piirkonnas tegutseb aktiivne sarimõrvar. Kui ei Steven ega Ruth ei ilmunud järgmisel esmaspäeval tööle, teatati neist kui 2 kadunud inimesest 2 päeva pärast seda, kui neid viimati elusana nähti. Steenvi seni kadunud surnukeha leidsid lõpuks matkajad tema magamiskotis. Nende elutu koer leiti samuti laagrist, kuid Ruth oli endiselt kadunud isikuna arvel. Kuriteopaiga uurijad ei uskunud mitmel põhjusel, et Ruth oleks lahendamata mõrvamüsteeriumi eest vastutav. Sel ajal oli kurikuulus sarimõrvar Richard Ramirez, tuntud ka kui öine jälitaja, endiselt vabaduses. Kui ta tegutses, sihtis ta sageli paare, tappes mehed kiiresti, enne kui naiste kallal pikemalt tegutses. Kuriteopaiga uurijad ei uskunud, et see California sarimõrvar oli Washingtoni juhtumi eest vastutav. Kuid tol ajal oli täiesti võimalik, et keegi hirmutav inimene sai temast inspiratsiooni. Ruthi säilmed leiti 2 kuu pärast poole miili kauguselt. Tal oli torusokk ümber kaela, kuid detektiivid tuvastasid, et see polnud tema surma põhjus. Mõni kuu hiljem plaanisid Michael Reimer, Diana Robertson ja nende väike tütar telkimisreisi. Nagu lugu räägib, leiti 12. detsembril päeval, mil paari viimati nähti, nende tütar hüljatuna Kmarti parklas. Ta ei suutnud võimudele öelda, mis oli juhtunud või kus tema vanemad olid. Kui tütart Diana kohta küsiti, ütles ta lihtsalt, et tema ema oli puude seas. Piirkonna otsingud ei andnud tulemusi kuni veebruarini, mil Diana surnukeha leiti Maiki pikabi lähedalt.
Sarimõrvar kasutas terroriista 17 korda. Nagu Ruthi puhul kasutati ka tema hingamise piiramiseks torusokki. Samal ajal polnud Mike kusagil leitav. Uurijad märkisid tema kriminaalse minevikku, kus ta oli Ruthiga füüsiliselt vägivaldne ning spekuleeriti, et tema oli selle krimiloo sarimõrvar. Detektiivide jaoks on torusokk liiga suur kokkusattumus, et mitte kahtlustada, et kuriteod on omavahel seotud. Aastaid jäi see, mis juhtus Mike'iga, lahendamata mõistatuseks. Alles 2011 aastal leiti Mike'i säilmed mitte kaugel kohast, kus politsei oli aastakümneid varem leidnud Diana. Polnud võimalik kindlaks teha, kuidas ta suri. Isegi pärast viimase surnukeha leidmist ei suuda uurijad seda mõrvamüsteeriumi lahendada. Juhtumit uurivad detektiivid pole endiselt kindlad, kas tundmatu sarimõrvar võttis Mike'i elu või tappis Mike Diana ja seejärel iseenda. Number 16. Rohkem kui 37 aastat pärast seda, kui tundmatu isik ründas Virginia osariigi politseiniku Johnny Boumani, on tema FBI toimik endiselt lahendamata. See on juhtum, kus on palju rohkem küsimusi kui vastuseid ja avalikkusele on vähe edusamme teada antud alates 1980-ndatest. See oli soe augustiöö, kui Johnny rünnati. Ta oli kodus koos oma perega, sealhulgas oma väikese tütre, venna ja vennanaisega. Umbes kell 4:30 hommikul koputati uksele. Johnny läks ust avama ja niipea kui uks avanes, ründas külaline Johnnyt terroristaga. Teda löödi rohkem kui 40 korda. Johnil relva ei olnud, kuid ta üritas vastu võidelda. Pärast ootamatut rünnakut põgenes kurjategija, jättes maha päikeseprillid, paruka ja ehituskiivri, mida ta oli kasutanud maskeeringuna. Rünnak lõppes peaaegu kohe, kui see oli alanud, kuid Johnny ei jäänud ellu. Kõik need aastad hiljem jäi see ainsaks lahendamata juhtumiks, kus Virginia osariigi maantee politseinikult oli elu võetud. Kuigi Johnny oli sel ajal töölt vaba, peeti kuritegu siiski teenistuskohustuste täitmisel toime pandud rünnakuks, mistõttu FBI sekkus uurimisse. Arvestades rünnaku raevukust, tundus tõenäoline, et tegemist oli väga isikliku kuriteoga. Keegi tundis Johnnyt hästi ja ei tahtnud, et ta elus oleks. Kuna ta oli osariigi politseinik, oleks mõistlik, kui kurjategija oleks keegi, kes oli Johnny tõttu vangi sattunud või kellegi sugulane, kes oli juba seadusega pahuksisse sattunud. Aga ainus kahtlusalune, keda selles juhtumis kunagi nimetati, polnud süüdi mõistetud kurjategija. See oli teine politseinik. Perry Verrell oli Johnny lähedane sõber ja samuti osariigi patrullpolitseinik. Ta saadeti varsti pärast kuritegu palgata puhkusele ning hiljem sattus ta autoõnnetusse, mis jättis ta raskelt töövõimetuks. Verrell ütles oma advokaadi kaudu, et tal polnud kuriteoga mingit pistmist ega olnud tal mingit motiivi Johnny elu võtta. Miks Verrell kahtlusalune oli, pole kunagi avalikustatud. Kui kurjategija oli Johnny lähedane sõber, seletaks see, miks ta nii hilja öösel ilma relvata uksele vastas. Tema tütar, kes on nüüdseks politseisse tööle asunud, väitis, et see oleks tema jaoks väga ebatüüpiline olnud. Kuid parukas ja kiiver viitavad sellele, et kurjategija püüdis oma isikut varjata. Kui ta oleks näinud kedagi nii kummaliselt riietatuna nii hilja öösel, on imelik, et ta oli relvitu. Warrellil ei esitatud kunagi ühtegi süüdistust ja tänaseni on see juhtum lahendamata. FBI pakub kuni $50,000 suurust preemiat teabe eest, mis viib kuriteo lahendamiseni. Teivet saab erastada FBI-le numbrin 1-825 5324 ja Virginia osariigi politseile numbril 703 803 2676 number 15. 1992 aasta 8 aprill algas nagu iga teinegi päev 26-aastase Robin Foldhaueri jaoks. Robin töötas Paylessi kingapoes Indianapolis, Indianas ja ta kutsuti tööle pärast seda, kui üks tema kolleegidest oli haigestunud. Robin pani selga oma vormi ja suundus poodi, et katta pärastlõunane vahetus. Kui Robin töötas, sisenes poodi kummaline mees. Alguses arvas Robin, et ta on klient, kuid kui mees lähemale tuli, nägi ta, et mehel oli midagi käes. Silmapilkselt oli Robini elu kustutatud ja salapärane mees lahkus poest.
Robini keha avastati mitu tundi hiljem ja Indianapolise politsei tormas uurima. Mõni päev hiljem, 11. aprillil 1992, sattusid 23-aastane Patricia Smith ja 32-aastane Patricia Majors silmitsi sama kummalise mehega nendele kuuluvas pruudipoes Wichitas, Kansases. Mitmed sarnased kuriteod hakkasid ilmnema Kansases, Missouris ja Indianas. Kurjategija tegutsemisviis oli sama. Ta leidis poe, kus töötas naine, sageli üksi ja ümberkaudu polnud ühtegi klienti. Õõvastaval kombel ei öelnud ründaja oma ohvritele ainsatki sõna. Kui lasud kõlasid, lahkus ta rahulikult kedagi hoiatamata. Uurijad said kiiresti aru, et kõik need kuriteod toimusid piirkondades, mis asusid vahetult kiirtee A70 lähedal. Siis hakati spekuleerima, et tapja jälitas esi-70 maanteed otsides ohvreid. See viis selleni, et talle pandi hüüdnimi I-70 tapja, mida kasutatakse siiani. 40-aastane Michael McCown oli ainus meesohver esimest 70 tapja käe läbi ning teda rünnati tema töökohal Indianas. Politseinikud usuvad, et ühdega 70 seeriatapja ajas Michael McCowni tema pikkade juuste tõttu tagantpoolt vaadates naisega segamini. Vähemalt 6 kuritegu on seotud tabamatu esimene 70 tapjaga, kuid paljud uurijad usuvad, et ta jätkas oma kuritegusid ka pärast 1992 aastat. I-70 maantee kulgeb läbi Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Lääne-Virginia, Marylandi ja Pennsylvania, mis tähendab, et tal võib olla ohvreid kõigis nendes osariikides. Politseijõud on teinud tohutuid pingutusi, et tabada eski 70 tapjat, kuid seni on nende jõupingutused olnud viljatud. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust St. Charlesi politsei osakonnaga numbril 636 949 3300 number 14. 2010. aastal nõudis röövimiste jada 4 inimese elu. Alles siis, kui süüdlane üritas kasutada oma viimase ohvri pangakaarti, tabati ta. John Wesley Jewell oli juba pikk kuritegude register, kui ta 2010. aastal poevarguse eest arreteeriti. Kuriteod ulatusid relvastatud röövimisest ja sissemurdmisest kuni tšekkide võltsimiseni. Tema viimane kuritegu oli hinnasiltide vahetamine Home Depot poes. Elades Californias võib Jewell saada eluaegse vanglakaristuse raskete kuritegude eest pärast 2 esimest süüdimõistmist 3 rikkumise reegli alusel. Los Angeleses aga rakendus see reegel ainult siis, kui 3. kuritegu oli vägivaldne. Jewell oli silmapaistev 3 rikkumise reegli vastane kampaania korraldaja ning ta esines telesaates, et seda arutada. Jewellile määrati tema Home Depoti kuriteo eest 32-kuuline vanglakaristus, kuid see lükati edasi, et ta saaks läbida eelnevalt planeeritud operatsiooni. Jewell otsustas seda aega kasutada veelgi vägivaldsemate kuritegude toimepanemiseks. Tema esimeseks ohvriks oli 80-aastane Hanna Morkos. Pärast Morkoste koju sissemurdmist kohtas Jewell Hannat. Selle asemel, et põgeneda, ründas Jewell vägivaldselt eakat meest ja põhjustas talle südameinfarkti. Hannat leidis tema perekond järgmisel päeval. Mõni nädal hiljem võttis Jewell elu oma teiselt ohvrilt, Denise Robertsilt, kes elas Jewelli tänaval, kuid ilmselt ei olnud tal mingit probleemi kuritegude toimepanemisega oma kodu lähedal. Ta sidus 53-aastase naise kinni ja võttis temalt elu, enne kui tema kodu rüüstas. Vaid 9 päeva hiljem rünnati Limonid ja Robin Turnid. Jewell esines kommunaaltöötajana, et pääseda nende koju, enne kui ta paari ründas. Nad seoti samuti kinni, enne kui Jewell nende elud võttis. Kahjuks avastati nende kehad alles mõne päeva pärast, kui murelikud pereliikmed palusid politseil heaolu kontrolli teha. Kuritegu uurivad politseinikud olid üllatunud, kui Robini kaart kasutati sularahaautomaadis. Sularahaautomaadi kaamerad salvestasid süüdlasest selge pildi, keda politsei väga hästi tundis. Pärast Jewelli arreteerimist avastati, et ta oli röövidest saadud esemeid pandimajades müünud, mis kinnitas tema seotust 2 varasema rööviga. Ta ei vaielnud süüdistustele vastu ja veedab ülejäänud elu trellide taga. Number 13.
Monsterlandi tapja oli kurikuulus sarimõrvar, kes võttis 1970-ndatel Saksamaa Monsterlandi piirkonnas elu 4 naiselt. Hoolimata teabe eest välja pandud preemiast ja sarimõrvari DNA olemasolust andmebaasis pole teda õiguskaitseorganid kunagi tabanud. Kõik tema lahendamata juhtumid puudutasid noori saleda kehaehitusega ja tumedate juustega naisi vanuses 18 kuni 23 aastat. Kõik nad kohtasid ootamatut lõppu pärast seda, kui olid tundmatu sarimõrvariga autosse istunud. Esimene oli Edeltraud von Boxel, tänavatöötaja, keda nähti 21. novembril 1971 aasta õhtul istumas ereda värvilisse Volkswagenisse. Tunnistaja, samuti tänavatöötaja, arvas tol hetkel, et oli leidnud maksva kliendi. Mõni tund hiljem leidis šokeeritud talunik Edeltraudi surnukeha kruusateel. Möödus kuid, enne kui naine nimega Barbara Storm kadus pärast seda, kui ta 1972 aasta mais klubist lahkus, tõenäoliselt Münsterlandi mõrvari käe läbi. Möödus mõni aeg, enne kui sarimõrvar uuesti ründas. Seekord hääletas tee ääres naine nimega Marlies Hemmers koos oma poissõbraga, kui nad sattusid lahendamata tõsikuriteo müsteeriumi keskele. Nad otsustasid lahku minna, arvates, et neil on üksinda hääletades suurem võimalus autosõitu saada. Hiljem nägi poissõber korraks, kuidas Marlies sõitis mööda tumerohelise auto kõrvalistmel. Kui ta talle lehvitas, ei reageerinud Marlies üldse. Kui Marlies ei ilmunud kokkulepitud kohtumispaika, teatati temast kui kadunud isikust. Viimane ohver oli 22-aastane Erika Kunz. Noor naine hääletas ülikooli raamatukogust koju, kui sarimõrvar teda ründas. Selle vahendamata juhtumi kuriteo raportite kohaselt nähti hiljem halli Mercedest sõitmas äärmiselt aeglaselt mööda teed, otsides sissepääsu metsa. Mõni päev hiljem leiti Erika kadunud kehakohast, mille lähedal oli nähtud Mercedest hiilimas. Pärast 4 kohutavat kuritegu näib, et Monsterlandi tapja lõpetas tegevuse ja kadus lihtsalt õhku. Kuriteo paiga uurijad suutsid need 3 lahendamata juhtumit omavahel seostada ainult seetõttu, et kehad viidi samasse mahajäetud kohta. Kohtueksperdid leidsid Barbara Küntelt sarimõrvari DNA-d, kui ta oma elu eest võitles. Ja kuskil 1990-ndatel võrreldi kuriteopaigalt leitud DNA-d võimaliku kahtlusalusega. Kohtuekspertiisi tulemused näitasid, et nende kahtlusalune polnud kuriteos süüdi ning lahendamata juhtum jäi soiku. Sellest ajast alates on külmunud juhtumi toimikud mitu korda uuesti avatud, kuid sellele salapärasele sarimõrvarile pole kunagi vastet leitud. Number 12. Üks paljudest kuriteoliikidest, mida FBI uurib, on kunstivargus. Mõned neist kuritegudest on kogu maailmas kurikuulsad ning arvatakse, et paljud kunstivargused on seotud organiseeritud kuritegevusega. 2016 aastal sattus üks väike muuseum Springfieldis, Missouris ühe sellise kuriteo ohvriks. Museum oli olnud avatud umbes tunni, kui töötajad avastasid, et mitmed kunstiteosed olid kadunud. 1985 aastal annetati Springfieldi kunstimuuseumile rida Andy Warholi graafikatöid. Need polnud kuulsa kunstniku originaalmaalingud, kuid igaühe väärtus oli siiski umbes 30 000. Kuriteo toimumise ajal olid 10 graafikatööst koosnev kollektsioon välja pandud Spratlini galeriis. Üks turvameestest märkas 7. aprilli hommikul, et 70 graafikatööst olid galeriist kadunud. Ta arvas, et need olid mingil ametlikul põhjusel maha võetud. Mitte kaua pärast seda märkas teine turvamees midagi kummalist ühe ukse juures, mis viis sisehoovi. Ukse luku vahele oli surutud puukoore multsi, mis oleks võimaldanud kellelgi ukse väljastpoolt avada, isegi kui see seestpoolt turvaline tundus. Umbes kell 10:00 samal päeval said galerii töötajad aru, et maalid polnudki hoiuruumi viidud. Need olid varastatud. Galeeri tehti tühjaks, kuid seal oli juba külastajaid sisse ja välja käinud ning tõenäoliselt oli osa tõendeid rikutud. Turvakaamerad olid salvestanud vähemalt ühe isiku, kes hiilis muuseumisse umbes kell 00:20 öösel.
Oli nii pime, et uurijad ei suutnud kindlaks teha, kas kuriteo pani toime üks või mitu inimest. Kes iganes see ka polnud, ronis ta üle värava, mis viis tänavalt sisehoovi, läks siis läbi ukse, mida oli muugitud, ja otse Spratlini galeriisse Warholi graafikatööde juurde. Mõne minutiga võtsid nad 10 graafikatööst 7 ja jätsid ülejäänud maha. Uurijad suutsid sündmuskohalt võtta mõned latentsed sõrmejäljed, kuna ukse juurest pärit multsi ja väljapääsu märki oli kasutatud ukse lahti hoidmiseks. Siiani pole ühtegi kahtlusalust tuvastatud. Mõned allikad teatavad mõnest kummalisest sündmusest vahetult enne kuritegu. Näiteks sellest, kuidas üks töövõtja kaotas oma ligipääsuvõtme, kuid leidis selle peaaegu kohe pärast seda, kui muuseumi töötajad temalt kadunud võtme kohta küsisid prügikasti alt üles. Siiski ei ole teada, kas FBI ja politsei usuvad, et tegemist oli sisetööga või mitte. Kunstiteoste tagasisaamiseni viiva teabe eest on välja pandud $25,000 suurune preemia. Ja FBI Springfieldi kontoriga saab otseühendust võtta numbril 417 882 330311. Pisarad maanteeks nimetatakse maanteed number 16, mis on 725 kilomeetrit pikk ja ulatub Prince George'ist Prince Rupertini Briti Kolumbias, Kanadas. Kuigi tee on täis looduslikku ilu, peidab see maantee endas sünget saladust. Alates 1970 aastatest on 10 naised, peamiselt põliselanikud, kaduluks jäänud või oma elu kaotanud. Kuna enamik ohvritest olid põliselanikud, pöörasid Kanada kuninglik ratsapolitsei, kohalik politsei ja valitsusasutused sellele nende silme all toimuvale epideemiale vähe tähelepanu. Ohvrite peredel on võtnud aastakümneid, et nende juhtumeid tõsiselt võetaks ning et nad saaksid väärilise uurimise ja õigluse. Erinevad allikad esitavad erinevaid statistikaid, kuid arvatakse, et vähemalt 20 või enam naist on kas kadunud või kaotanud elu pisarate maanteel, kuigi tegelik arv võib ulatuda sadadesse. See maantee läbib paljusid põlisrahvaste kogukondi, kellel on vähe või üldse mitte ligipääsu esmavajalikele teenustele. Vaesuse tase on kõrge, mis sunnib paljusid naisi hääletama, et jõuda kooli, tööle või isegi arsti juurde. 22-aastane Tamara Lynn Chipman on üks paljudest naistest, kes kadusid pisarate maanteel. Tamarad nähti viimati 21. septembril 2005 Prince Rupertis maanteel 16, kui ta üritas hääletada terrassesse. Mitmed tunnistajad nägid Tamarad tee ääres seismas, kuid keegi ei näinud, kellega ta lahkus. Nädalaid hiljem sai tema perekond aru, et midagi on valesti, kui tema pangakontot polnud puudutatud ja tal oli üürivõlg. Tema perekond teatas tema kadumisest kohalikule politseile ja RCMP-le ning juba algusest peale oli nende suhtumine Tamarasse ja tema juhtumisse pettumust valmistav. Tamaral oli varasem kogemus hääletamise ja tänavatööga, kuigi ta polnud seda juba mõnda aega teinud. Ajalehtedes ja internetis mõisteti ta kohe hukka ning kadunud hääletaja vastu tunti vähe kaastunnet. Tamarad on korduvalt otsitud, kuid temast pole kunagi ühtegi jälge leitud. Kohalikud usuvad, et nende kadumiste ja kuritegude taga on sarimõrvar või isegi mitu sarimõrvarit, kes on kasutanud ära piirkonna eraldatust ja muid tegureid. RCMP lõi 2005 aastal projekti E-Pana, et nende juhtumitega põhjalikumalt tegeleda, kuid seni pole kedagi arreteeritud. Project E-Pana, põlisrahvaste aktivistid ja ohvrite pered jätkavad oma lähedaste otsimist ning nõuavad, et vastutavad isikud toodaks kohtu ette. Number 10. Irina Gaidamachuki sõbrad ja naabrid tundsid teda kui armastavat ema, kes aitas oma tütre koolis. Tema abikaasa teadis, et tal oli alkoholiprobleem, kuid ei osanud aimatagi, kui kaugele ta oleks valmis minema, et jooki saada. Gaidamachuk sündis Nõukogude Liidus ja kohtus hiljem oma abikaasa Juriga, kellega ta abiellus. Alguses tundus kõik hästi, kuid Gaidamachukil oli juba alkoholiprobleem. See läks nii halvaks, et Juri võttis temalt raha kasutamise õiguse ära, kartes, et ta kulutab kõik viina peale. Sellest hoolimata leidis ta ikka võimalusi alkoholi hankimiseks, samal ajal jättes endast mulje kui tavalisest emast. Samal ajal elasid kogu 2000-ndatel piirkonna eakad naised hirmus. Kuritegu algas 2002 aasta juunis.
Ekas naine leiti oma kodust raskete peavigastustega. Tundus, nagu oleks teda haamriga löödud. Tema rahakotist oli raha varastatud, kuid see oli vähem kui $25. Järgmise 8 aasta jooksul langes selle häiriva kurjategija ohvriks veel 17 naist. Alguses uskus politsei, et nad otsivad meest. See tundus ainus võimalus, kui kuriteod olid nii vägivaldsed. Aga see osutus valeks, kui üks ohver põgenes niinimetatud Venemaa koletise käest. Ekas naine leiti oma korteri põrandalt tõsise peavigastusega. Tema korter oli läbi otsitud, kuid kaasa oli võetud vaid väike summa raha. Heglas olles ütles ta politseile, et teda ründas naine. Alguses arvas politsei, et ta on vaimselt haige ja et tegemist oli lihtsalt kleidis mehega, kuid ohver jäi oma väite juurde ning lõpuks teda usuti. Politsei asus nüüd naist otsima. Tuhandeid inimesi küsitleti ja naine nimega Marina Valiva arreteeriti. Marina tunnistas politsei surve all kuriteod üles, kuid rünnakud jätkusid. Alles pärast seda, kui 17. naine sarimõrvari ohvriks langes, tuvastas politsei tegeliku süüdlase. Viimane ohver oli 81-aastane naine nimega Aleksandra. Naabrid nägid hästi naist, kes tuli Aleksandra korterit kaunistama ja andsid politseile kirjelduse, kui Aleksandra surnukeha avastati. 5 päeva pärast fotoroboti avaldamist tuvastati Gaida Matšuk kui kurjategija. Alguses tunnistas ta üles ja ütles politseile, et ta võttis oma ohvritelt elu selleks, et saada raha alkoholi jaoks. Kodus üritas ta oma kuritegusid eitada, kuid ta mõisteti siiski süüdi. Talle määrati vaid 20 aastat vangistust. 9. 1960-ndatel tegutsenud strippar Jack oli üks kurjemaid sarimõrvareid, keda ei tabatud kunagi. Nagu kuulsam Jack Rappia tegutses ka see vähem tuntud isik Londonis ja valis ohvriteks sama tüübilised naised, tänavaprostituudid. 1964 aasta veebruaris leiti Hannah Tailfordi surnukeha Thamesi jõe kaldalt London Corinthian Sailing Clubi klubihoone lähedalt vahetult Hammersmithi silla läänepoolsel küljel. Hulunud sarimõrvar oli võtnud tema aluspesu ja toppinud selle talle suhu. Järgmise 12 kuu jooksul jättis see hirmu äratav isik maha veel 5 surnukeha. 4 tänavatele ja kitsastele kõrvaltänavatele ning 1 panipaika. Kõigil neil puudusid riided, sellest ka sarimõrvari hüüdnimi ning nad kõik jäeti hapnikuta. See kuulus mõrvamüsteerium ajendas üht suurimat inimjahti Briti ajaloos. Kuriteouurijad tahtsid need mõrvajuhtumid lahendada ja sarimõrvari tabada erinevalt kurikuulsast Jack Ripperist 2 sajandit varem. Politsei küsitles tuhandeid kahtlusaluseid ja lõpuks kitsendas nende nimekirja vaid 3 hirmuäratavale isikule. Pärast seda, kui kuriteouurijad avalikustasid, et nad on kahtlusaluste nimekirja kitsendanud, lõppesid lahendamata mõrvamüsteeriumid salapäraselt. Juhuslikult juhtus see umbes samal ajal, kui üks kahtlusalustest, mees nimega Mondo Iirimaa, võttis endalt elu. Mitmete lahendamata mõrvajuhtumite puhul leidis kuriteopaiga uurija samasuguseid kummalisi värviplekke laiali pillutatuna. See vihje seoti lõpuks sõidukite värvimistöökojaga Heroni tööstuspargis, mis polnud kaugel kohast, kus üks surnukehadest leiti. Mondo Iirimaa oli seotud sama tööstuspargiga. Teda kahtlustati aastaid kurikuulsa sarimõrvarina, kuid hiljem selgus, et mõnede kuritegude toimepanemise ajal viibis ta Šotimaal. Nii ei lahendatudki tõelist mõistatust kunagi. Teisteks mõrvamüsteeriumi kahtlusalusteks olid poksija Freddie Mills ja Harold Jones. Thaisad on osa tõsielu kuritegude kogukonnast spekuleerinud, et kuritegusid ei sooritanud mitte üks hirmuäratav inimene, vaid mitu hirmuäratavat inimest, kes tegutsesid koos ja keda ei tabatud kunagi. 8. 2020 aastal teatas FBI, et avab uuesti Mary Sparksi vastu toime pandud lahendamata kuriteojuhtumi, mis on jäänud lahendamata alates 1975. aastast. Rohkem kui 45 aastat pärast seda, kui keegi võttis noore New Mexico ülikooli lõpetaja elu, otsib tema perekond endiselt vastuseid. Mary, keda kutsuti hüüdnimega Molly, oli 1975 aastal 21-aastane.
Ta oli hiljuti ülikooli lõpetanud ja ootas põnevusega oma täiskasvanu elu algust. Tal olid plaanid reisida Euroopasse ja külastada vanu sõpru, kuid 23. juulil 1975 ootas ta hoopis kohtumist sõpradega, kes elasid talle lähemal. FBI toimiku järgi oli Molly naiste rägbimeeskonna liige ja sel õhtul plaanis ta minna kohalikku baari ning kohtuda mõne oma meeskonnakaaslasega. Kõnealune baar oli Rosa's Cantina, Nalo Donuts, mida külastasid tudengid, noored spetsialistid ja Bandidose motorrattaklubi liikmed. Sel õhtul oli baaris 25 sendi tequila-shottide õhtu ja esines kohalik bänd. See oleks olnud rahvarohke odavate jookide tõttu, kuigi Molly ise polnud suur jooja. Ta leenas oma isa valget sinist Grand Torino, et sõita sinna. Kui ta attis oma perele teada mõne sõbra nimed, kellega ta plaanis kohtuda, siis seda infot avalikult ei jagatud. Ka midagi sellest, mis baaris juhtus, pole avalikustatud. Arvatakse, et ta viibis baaris ajavahemikus kell 21.00 kuni 23.00. Mõned tema rugbymeeskonna teised liikmed kinnitasid, et olid sel õhtul Rosa kantiinas, kuid keegi neist ei märganud midagi ebatavalist. Mingil hetkel lahkus Molly, kuid ta ei jõudnudki kunagi koju. Kui ta tol ööl koju ei naasnud, hakkasid tema vanemad muretsema. Tema isa läks järgmisel hommikul teda otsima. Tema auto seisis endiselt parklas, kuhu Molly selle jätnud oli, kuid tema tütrest polnud jälgegi. Molly ei jäänud kauaks kadunuks. Samal päeval leiti tema surnukeha mitte väga kaugel baarist asuvast kuivenduskraavist. Ta oli saanud nüri esemega tekitatud vigastusi ja polnud enam elus. Vihmane ilm tähendas, et politsei ei suutnud kuriteopaigalt eriti palju tõendeid koguda. Jälgi ei olnud. Uurimine ise polnud alguses eriti hea ja ühel hetkel kadus ka toimik ära. Siis jäi juhtum soiku. Aastate jooksul on olnud vähe vihjeid. FBI alustas teabepäringut ja nad usuvad, et vastutavad isikud võivad endiselt kogukonnas olla ning loodavad, et aja möödudes ja uute tehnoloogiate arenedes võivad nad lõpuks juhtumi lahendada. Number 7. 2007. aasta juuli tähistas perioodi algust, mis tõi brasiillastele hirmu ja terrorit. Mõni päev varem olid sajad inimesed tänaval marssinud, et tähistada LGBTQ uhkuse kuud, kui juhtus mõeldamatu. Siiani üritab Brasiilia politsei meeleheitlikult tabada sarimõrvarid, keda tuntakse vikerkaaremaniaakina. 4. juulil sisenes 32-aastane Jose Enrique Petropolise parki, teadmata, et ta ei tule sealt kunagi elusana välja. Petropolise Park, mis asub Brasiilias, on tuntud kohtumispaik geimeestele, eriti neile, kes oma seksuaalsust varjavad. Parki tuli ja sealt lahkus kümneid mehi, kas kohtumisteks või lihtsalt omavahel aega veetma. Ühel pärastlõunal jalutasid inimesed pargis, kui nad sattusid 32-aastase Jose surnukeha peale. Tal olid mitu haava peas ja ta oli alasti. Kurjategija oli ka tema püksid ümber põlvede keeranud, et teda veelgi alandada. Elanikud olid hirmul, kui Jose surm jõudis uudiste pealkirjadesse. Mehed, kes kohtumisteks kokku said, hakkasid paari kaupa liikuma ja ettevaatusabineusid kasutama, kuid kahjuks ei olnud neist piisavalt, et pääseda vikerkaaremaniaaki eest. 2 aastat olid Brasiilia LGBTQ kogukonna liikmed sihtmärgiks ning linna haaras hirm. Kokku võttis vikerkaaremaniaak 13 mehe elu, kellest 12 olid saanud kuuli pähe. Tegutsemisviis jäi samaks ning enamik ohvreid leiti Petrose pargist. Kostati töörühm ning 10 politseinikud töötasid juhtumi kallal ööd ja päevad. Uurimise käigus oletati, et vikerkaaremaniak võis oma ohvritega kohtuda internetivestlustubades ja tutvumisrakendustes. Vaatamata intensiivsele uurimisele leiti vaid üks võimalik kahtlusalune, Hiro Francisco Franco, endine politseinik. Tänaseni pole leitud ühtegi tõendit, mis seoks selle mehe üheselt kuritegude lainega. Kahjuks ei ole homofoobne vägivald. Brasiilias haruldane ning uurijad otsivad kedagi, kellel on sügav vihkamine LGBTQ kogukonna vastu. Keegi pole kunagi nende tapmistega seoses arreteeritud ning vikerkaaremaniak on vaba liikuma Brasiilia tänavatel. Aastate jooksul pärast esimest kuritegu on uurimine peaaegu seiskunud tõendite ja juhtlõngade puudumise tõttu.
Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Sao Paulo osariigi sõjaväepolitseiga numbril 114 207 1916. Number 6. On murettekitavalt palju juhtumeid, kus meditsiinitöötajad on tahtlikult võtnud oma hoole all olevate inimeste elud. Paljudes neist juhtumitest usuvad inimesed, et nad aitavad oma ohvreid nende elu lõpus. See ei kehtinud Victorino Chua puhul. Chua on mõistetud süüdi 2 oma patsiendi elu võtmises, mürgitades neid insuliiniga. Kuid lugematu arv teisi patsiente mürgitati samuti ja vähemalt 3 inimest suri pärast seda, kui nad olid saanud ravimit, millega oli manipuleeritud. Kuriteod toimusid Stepping Hilli haiglas aastatel 2011 ja 2012. Chua oli Filipiinidelt pärit medõde, kes kolis Ühendkuningriiki 2002. aastal. Kogu oma karjääri jooksul nii Filipiinidel kui ka Ühendkuningriigis oli tal probleeme varastamisega. Paljud vargused puudutasid raha, kuid ta varastas ka ravimeid. See ei takistanud tal siiski soovitusi saamast ning 2009. aastal sai ta töökoha Stockporti haiglas. Chua ei sobinud haiglasse hästi. Teda süüdistati selles, et ta andis patsientidele mittevajalikku ravi. Töötajad leidsid ka, et tal oli probleeme suhtlemisoskustega. Chua väitis, et patsiendid ja personal kohtlesid teda halvasti ning kirjutas segases kirjas, et tema kohtlemine oli põhjustanud Ingli kurjaks muutumise. 2011. aastal hakkas ta patsientidele mõeldud soolalahuse kotte rikkuma. Chua lisas kotidesse suure koguse insuliini. Kuigi insuliin on kõigile inimestele oluline, võib liiga suur kogus põhjustada madalat glükoositaset ja panna patsiendid hüpoglükeemiasse. See seisund võib põhjustada ajule ja kesknärvisüsteemile kahju. See võib samuti põhjustada pöördumatuid kahjustusi ja nõuda inimelusid. Alguses polnud selge, mis oli juhtunud, kuid meditsiinitöötajad märkasid siis, et mõned soolalahuse kotid tundusid vahutavad. Võltsimine avastati, kuid süüdlase leidmine ei olnud sugugi nii lihtne. 2011. aasta juulis arreteeriti õde nimega Rebecca Lighton. Tema sõrmejäljed leiti saastunud kottidelt ning politsei leidis Facebooki postitusi, kus ta väitis, et jõi alkoholi ja pidutses, et tulla toime oma tööpingetega. 6 nädala pärast lõpetas politsei Rebecca vastu algatatud uurimise. Alles pärast seda, kui Chua muutis oma meetodeid, saadi ta lõpuks kätte. Ilmselt ei olnud Chua enam rahul sellega, et tema mürk lihtsalt juhuse hooleks jäi, vaid ta muutis meditsiinilisi andmeid, et määrata patsientidele tarbetuid ravimeid. Seda oli lihtsam tema tegevusega seostada ning politsei tuvastas, et Chual oli igal mürgitamisjuhtumil juurdepääs soolalahuse kottidele. Chua ei tunnistanud end süüdi, kuid ta mõisteti süüdi 2 patsiendi elu võtmises ning lugematute teistele kahju tekitamises. Vives. 2017. aastal sai üks satelliitide jälgimise ettevõttes töötav inimene kummalise e-kirja kelleltki, kes näis olevat tema kolleeg. Kuigi tema kolleeg valdas inglise keelt vabalt, oli selgelt näha, et e-kirja kirjutanud inimene ei saanud keelega hästi hakkama. E-kiri reklaamis uut ja ülimat satelliitide jälgimise tarkvara. Loomulikult oli e-kirja saanud inimene kahtlustav, kuid kuna see oli tulnud usaldusväärselt isikult, edastas ta selle igaks juhuks võimudele. See polnud esimene sarnane e-kiri, mis saadeti lennu- ja kosmosetööstuse inimestele, väites, et see on pärit kelleltki, kellega nad koos töötasid. Inimesed üle kogu USA ja mitmes teises riigis olid viimastel aastatel saanud sarnaseid e-kirju. Ja 2017. aasta suvel jõudsid need e-kirjad lõpuks FBI tähelepanu alla. Satellite jälgimise ettevõtte omanik uuris e-kirjas olevat koodi, paljastades peidetud sõnumid, mis ütlesid: Tere, Iraani Dark Codersi meeskond ning olid allkirjastatud 3 isiku varjunimedega. Hiljem selgus, et need olid Said Arabi, Mohammed Esfargam ja Mohammed Bayati. Komiku peamine tuntus tuli vandalismist. Nad häkkisid oluliste USA ja Iisraeli ettevõtete veebisaitidesse, et kuvada Iraani-meelseid sõnumeid. Kuid lennundusvaldkonna õngitsuskirjad paljastasid, et nad olid osa millestki palju pahatahtlikumast. FBI'l polnud raske tuvastada, kust need e-kirjad olid saadetud.
Kuigi häkkerid üritasid varjata oma asukohta, olid kõik e-kirjad registreeritud Iraani IP-aadressiga isiku poolt. Ja igaühe varumeili aadress viis uurijad Arabi veebisaidile. Sealt läitsid ametnikud Arabi eluloo kirjaduse, kus ta kiitles oma ametiga luureohvitseri ja operatsioonijuhina IRGC õhu-, kosmose- ja küberüksuses. Ta väitis ka, et on häkkinud kosmose- ja satelliidiettevõttesse ning samuti Suurbritannia lennundusettevõttesse. Arabi ja tema kaasosalised olid varastanud teavet silmapaistvatelt lennundus- ja kosmosetööstuses tegutsevatelt sihtmärkidelt ning loonud nende jaoks võltsprofiile, sealhulgas sotsiaalmeediakontosid. Nad saatsid välja neid õngitsuskirju, kus lingile klõpsamine andis Arabile ja tema kaasosalistele kaugjuurdepääsu muidu turvalistele arvutitele. Nad tõmbasid andmeid välja ja paigaldasid tagauksed, mis võimaldasid neil tulevikus lihtsamini ligi pääseda. On teada, et 2 ettevõtted, reaalajas satelliitide jälgimisega tegelev ettevõte ja satelliidi andmete sideettevõte said pihta, kuid on võimalik, et sihikule võeti ka teisi. Kolmikule esitati süüdistus 2020 aasta septembris, kuid nad elavad endiselt Iraanis. Neljas? 2017 aasta mais seiskus Ühendkuningriigi NHS, kui arstid, õed ja teised töötajad jäid pahavara tõttu arvutisüsteemist välja. Hämmastaval kombel selgus peagi, et see polnud sihitud rünnak riigi tervishoiusüsteemi halvamiseks. See käis lihtsalt raha pärast, kuigi pole täpselt teada, kui palju raha häkkerid tegelikult said. WannaCry tarkvara nakatas 100 000 arvuteid üle kogu maailma, lukustades inimesed oma seadmetest välja ja nõudes kontrolli tagasisaamiseks 300–600 bitcoini. See kasutas ära Microsofti operatsioonisüsteemi nõrkust, mille tehnoloogiaettevõte oli küll parandusega kõrvaldanud, kuid need, kes polnud oma tarkvara uuendanud, olid endiselt haavatavad. Ühendkuningriigi küberturbeagentuurid ja teised erauurijad asusid tööle, et tuvastada, kes oli häkker. Kõik tõendid viisid organisatsioonini nimega Lazaruse rühmitus, organisatsioonini, millest USA võimud olid juba hästi teadlikud. Arvatakse, et Lazaruse rühmitus on Põhja-Korea valitsuse toetatud häkkerirühmitus. Grupp on tegutsenud vähemalt alates 2009. aastast, kui nad ründasid peamiselt Lõuna-Koread, kuid esmakordselt said nad kurikuulsaks 2014. aastal Sony vastu suunatud rünnakuga. Arvati, et Sony oli sihtmärgiks, kuna nad olid hiljuti teinud satiirilise filmi Põhja-Korea juhi kohta. Arvatakse, et vähemalt 2 kuu jooksul varastati üle 100 terabaidi andmeid ning Sony töötajate isiklikku teavet lekkis internetti. Pärast seda näis organisatsiooni peamine eesmärk olevat raha hankimine. Arvestades riigile kehtestatud arvukaid embargoid, saab Põhja-Korea valitsus suure osa oma rahast ebaseaduslike vahenditega, sealhulgas pahavara abil. FBI on tuvastanud mitu isikut, keda arvatakse kuuluvat Lazaruse gruppi, sealhulgas Park Jin-Hayeki. Hayek on Põhja-Korea kodanik, kes on õppinud tehnikaülikoolis. Mitte kaua pärast lõpetamist hakkas ta tegema IT-tööd valitsuse heaks ja peagi sai temast valitsuse häkkerite grupi liige. Põhja-Korea on ametlikult eitanud Park Jin-Hayeki olemasolu ning loomulikult on eitanud, et valitsusel oleks mingit pistmist kuritegudega, milles Lazaruse gruppi süüdistatakse. Aga see pole takistanud USA'd Hayekit 2 korral süüdistamast. Esimene süüdistus oli seotud tema osalusega Sony rünnakus ja selle aasta alguses esitati talle teist korda süüdistus $1,3 miljardit väljapressimises ettevõtetelt üle kogu maailma. Kuna ta elab praegu Põhja-Koreas, on ebatõenäoline, et teda niipea tabatakse. 3. Mitte kõik riikidega seotud häkkerirühmad ei tööta ainult oma valitud režiimi heaks. Mõned, nagu näiteks APT41 puhul, tasakaalustavad valitsuse toetatud spionaaži küberkuritegudega, mida nad panevad toime isikliku kasu saamiseks.
APT41 Group ehk Double Dragon viitab häkkerite rühmale, kelle peamine asukoht on Hiinas. FBI usub, et see rühm töötab peamiselt Hiina valitsuse heaks, kuna nad kasutavad tehnoloogiat, mis on tavaliselt mõeldud valitsusasutustega seotud isikutele. Kuriteod, milles neid on süüdistatud, ulatuvad lunavara paigaldamisest ja ohvritelt maksete nõudmisest kuni hotellide broneerimissüsteemidesse häkkimiseni enne Hiina ametnike visiite. Küberjulgeoleku ettevõtte FireEye andmetel on nende peamisteks sihtmärkideks varem olnud tehnoloogiaettevõtted. FBI usub, et need häkkimised olid kooskõlas Hiina valitsuse eesmärkidega, kuna nad plaanivad selles valdkonnas oma rolli laiendada ning häkkimised olid tõenäoliselt spetsiaalselt tellitud. Kuid 2020 aasta alguses alustas grupp laiaulatuslikku rünnakut erinevate ettevõtete vastu. Pangandus, kaitsetööstus, tervishoid, tootmine, nafta ja gaas, farmaatsiatööstus, telekommunikatsioon ja transport. Ettevõtted üle kogu maailma olid sihtmärgiks ja nakatati. Nende süsteemidesse paigaldati koodid ja programmid. Kuid APT41 on suhteliselt ainulaadne selle poolest, et ta ei kasuta oma spioonitöös ainult valitsuse poolt tarnitud tehnoloogiat. Kui nad ei tööta valitsuse heaks, sihib see häkkerite grupp ettevõtteid omaenda rahalise kasu saamiseks. Videomänguettevõtted on olnud populaarne sihtmärk, kuna grupp on suutnud manipuleerida virtuaalvaluutadega ning süstida pahatahtlikku koodi muidu legitiimsetesse failidesse. Tundmatu Ühendkuningriigi kodanik oli samuti lunavararünnaku sihtmärgiks. Arvestades rünnakute ulatust, pole olnud lihtne täpselt kindlaks teha, mida saab seostada APT41-ga ja mis kuulub mõne teise organisatsiooni alla. Kuid FBI'l on õnnestunud tuvastada mitu isikut, keda nad usuvad olevat selle organisatsiooni liikmed. 2019. aastal esitati süüdistus 2 Hiina kodanikule, kelle nimed on Zhang Haoran ja Tan Delin. Pärast ulatuslikke rünnakuid 2020 aasta alguses esitati veel 3 Hiina kodanikule eraldi süüdistus, kuigi arvatakse, et kõik 5 kuuluvad APT41 rühmitusse. Siiski pole USA valitsusel õnnestunud veenda Hiina võime nendega koostööd tegema kurjategijate tabamiseks, mis on ainult tugevdanud nende veendumust, et rühmitust kaitsevad Hiina võimud. Tinekot. Isegi midagi nii kasulikku maailmale nagu vaktsiini loomine ülemaailmse pandeemia ajal pole olnud häkkimiskatsete eest kaitstud. 2020 aastal teatasid USA ametnikud, et nad on esitanud süüdistuse Li Xiaochule ja Dong Xiaochile nende rünnakute eest. Mitte ainult ettevõtetele, kes töötasid COVID-19 vastu võitlemise nimel, vaid ka lugematutele teistele 10-aastase kuritegevuse laine jooksul. USA väitis, et need 2 häkkerit tegutsesid koostöös Hiina valitsusega ning see oli osa Hiina katsest teisi riike nakkushaiguse vastases võitluses edestada. Hiina eitab, et keegi nende heaks töötab, oleks sihiks võtnud kõnealused biotehnoloogia ettevõtted. Li ja Dong on olnud aktiivsed juba ammu enne biotehnoloogia ettevõtete häkkimiskatsed. On teada, et mõlemad on olnud aktiivsed alates 2009. aastast ning sattusid esmakordselt konflikti USA valitsusega siis, kui nad kompromiteerisid arvutid mahajäetud tuumatootmisrajatise territooriumil. Nad pääsesid ka kaitsetöövõtjate süsteemidesse, varastades tundlikku sõjalist teavet sõjasatelliitide ja sidesüsteemide kohta. Kurjategijad on sihikule võtnud ettevõtteid üle kogu maailma, varastades intellektuaalomandit. Mõnikord nõudsid nad ettevõtetelt makset, et nende lähtekoodid ei avaldataks internetis. Tavaliselt varastatakse teave lihtsalt ära. USA ametnike sõnul on vargus osa Hiina püüdlustest arendada oma tööstust ning valitsus on kasutanud oma majanduslikku mõjujõudu, et takistada väiksematel riikidel neist kuritegudest rääkimast. Nende kuritegeliku karjääri jooksul arvatakse, et nad on varastanud $100 miljoneid väärt ärisaladusi ja valitsuse teavet ning kasutanud seda infot nii enda kui ka Hiina rikastamiseks. Kuid Cape katsed lõppesid suuresti 2019. aasta lõpus, kui Li ja Dong suunasid oma tähelepanu uuele sihtmärgile.
Vähemalt 3 USA biotehnoloogia ettevõtet, sealhulgas Moderna, võeti sihikule. Rünnakud olid luuretegevused, mis tähendab, et need võisid hõlmata kõike alates nõrkuste otsimisest kuni info leidmiseni pärast võrkudesse sisenemist. Võimude sõnul ei olnud mingeid märke, et ettevõtte uurimistöö kohta oleks teavet varastatud. Kuid on võimalik, et nad pääsesid millelegi ligi nii, et võimud ei saa sellest kunagi teada. Samuti väidetakse, et nad olid seotud poliitiliste dissidentide sihtimisega. Häälekate inimestega, kes on avalikult kritiseerinud Hiina inimõiguste olukorda ja muid vastuolulisi tegusid. Number 8. Maxim Jakubetsit on nimetatud ajaloos suurimaks küberkurjategijaks. Tema kohta käiva ja tema vahistamiseni viiva info eest on FBI välja pannud oma suurima preemia. Kuid ta ei tee eriti pingutusi, et oma varandust või kuritegusid varjata, uhkeldades oma rikkusega Venemaal. Alates 2009. aastast on Jakubets juhtinud küberkuritegelikku grupeeringut Evil Corp, mis on varastanud ohvritelt üle kogu maailma $10 miljoneid. Sihtmärgiks on olnud kõik alates kõrgtehnoloogia ettevõtetest kuni tavaliste inimesteni ning grupeering ei näita peatumise märke. Jakubetsi peamine eesmärk on alati olnud rahaline kasu. Grupp alustas õngitsuskirjade ja pahavara paigaldamisega, mis võimaldas neil saada juurdepääsu inimese pangakontole. Seejärel tühjendasid nad konto, põhjustades rahalist hävingut inimestele üle Euroopa ja Põhja-Ameerika. Aga Jakubetsi kuriteod muutusid suuremaks, sihtides miljoneid dollareid väärt ettevõtteid. 2020. aasta juulis sihtisid häkkerid GPS-tehnoloogia ettevõtet Garmini. Kogu ettevõtte andmed krüpteeriti, muutes need kõigile töötajatele kättesaamatuks kuni lunaraha maksmiseni. See polnud esimene ettevõte, mis sellise rünnaku ohvriks langes. Evil Corp on võtnud vastutuse sarnaste rünnakute eest 8 Fortune 500 ettevõtte ja 1 suure uudiste väljaande vastu teiste seas. Kuna rohkem inimesi töötas kodust, suutsid häkkerite rühm 2020. aastal jõuda rohkemate ettevõteteni kui kunagi varem, sest inimesed kasutasid tõenäolisemalt vähem turvalisi seadmeid. Kogu see raha on võimaldanud Jakubetsil elada luksuslikku elu. Veebis on ilmunud videod, kus ta uhkeldab oma suure superautode kollektsiooniga ja teeb politseinike ümber doonutseid. Arvatakse, et tema pulmad maksid isegi üle $250,000. Kuid Jakubetsi otsitakse mitte ainult tema rahaliste kuritegude pärast. On teada, et ta on töötanud Venemaa FSB luureagentuuri heaks ning on endise FSB eliit-erivägede ohvitseri väimees. 2018. aastal taotles ta luba töötada Venemaa salastatud teabega ning arvatakse, et nüüd võib ta kasutada oma häkkimisoskusi spionaažiks. Turvakonsultatsioonifirma Trusachi sõnul võib Evil Corp kasutada nüüd lunavararünnakuid vaid kattevarjuna oma tegelike eesmärkide varjamiseks. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Mina olin Top 5 Unknowns ja kohtume teiega järgmises videos.